tere, ma ei tea, pärastlõunat, õhtut, ööd. Ma olen kohas, kus on kirjas Tartu vald. Miks ma siin jõudluskaigel olen, sellepärast, et ma olen vaene inimene, ma tellisin Mango Outletist riideid, seal oli teatav summani jõuad, siis tuleb kuller riided koju. Panin siis maksevahend sularaha, kuller. Täna saabus siis, eile saabus kiri, et tähendab SMS, et kuller tuleb vahemikus see ja see kellaaeg, kuller Deniss. Ja siis ma võtsin mobiili ühte kätte ja jäin ootama kulleri kõnet. Raha oli ka valmis pandud, et saaks kohe oma paki kätte ja siis, kui see aeg otsa lõppes, siis kuller ei helistanud. Aga mingi aja pärast tuli mulle uus teade, et pakk on jäetud venipaki automaati Keskuse tee 2. Ja nüüd ma olen siin keset ööd issandast maha jäetud kohad, õnneks väga pibedana enam ei ole. Ma juba mitu kilomeetrit vantsinud, üritades leida, kus asub Keskuse tee, ta kuskil siin kandis peaks asuma, aga ma ei tea täpselt kus, nii et palun venipaki kuller Deniss on täielik, ma ei tea, kes ta on, aga hea inimene ta ei ole. Üldse see on lepingu rikkumine, sest lepingu järgi mul oli õigus valida maksevahend esiteks. Ja nüüd mul oli õigus saada selle raha eest kulleri teenus koju. Õigel on kodus ootas, mul oli mobiil käes. Nii et see on pettus. See on päris pettus, aga see on Keskuse tee 2. Ma vaatasin, et see on kuskilt peab Raadi mõisast mööda kõndima ja siis edasi. Ja ma ei tea, mitu kilomeetri veel kõndima pean, kus ma üldse olen ja ma mingi hetkel Google Mapsi kasutama, siin on Konsum. Kirjas, et see on samas, kus on Krossi pood. Ma ei tea, kus on Krossi pood. Ma kõnnin veel natuke. Aga ma olen tõesti väga nördinud sellepärast, et kui tehakse mingisugune ost, siis on vastav leping ja mul on varem olnud mõõdu, et ma olen saanud kulleri teenusega ühest e-poest oli hinna sees ja siis kuller helistas mulle viisakalt ja küsis, et kas ma oleksin nõus, et ta võib pakiautomaati näiteks. Ja kuna see pakiautomaat oli mul selline, mis on kodule hästi lähedal, siis ma ütlesin, ja viige sinna vahetavalt. Aga see, et kuller nagu oma algatuslikult ei helista, kuigi on kirjas, et ta on teel mu juurde ja siis viib selle kuskile kodunt eriliselt kaugesse kohta. Huvitav, kui siin bussiga linna tagasi saada. Bussi on ka. Et see on tõsiselt paha. Ja ma ütlen, et pärast seda kogemust ma loodan, ma selle automaadi samuti kätte saan, selle venipaki automaadist. Aga pärast seda kogemust ma enam venipakki ei kasuta, sest need on ikka 2 reeglit, maksevahendi reeglid ma olen maksma teise maksevahendiga nüüd ja seda reeglid on mul oli selle hinnaks õigus saada koju ja ma olin kodus olemas, mul oli mobiil käes, ma ootasin kõnet ja seda kõnet ei tulnud. Nii, appi, see on lumised väljad ja pimedus. Ja niimoodi käiks see Mango pükste, aga miks need Mango pükste ostsin, see on sama asi, et kui ma olin seda pärast seda COVID-i oma läksin Kreekasse, Hispaanias, ma ei teadnud Eestis, ma Kreekasse lähen, aga ma läksin Kreekasse, siis minu reisid on nii, et mulle Eestis ma reisin odavlennufirmadega palju, teiseks ma võtan viimaselt hotelli pakkumisi, mis tähendab seda, ma ei saa ka pagasiga üldse reisida, see on väga ebamugav. Ja juhtuski see asi Kreekas, et järsku oli vaja paari pükse ja siis ma olin Ateenas ja läksin Mangosse ja haarasin silma ärgi esimesed püksid ja üllatus. Tohutult hästi istuvad ja mitu aastat nad kasutusel. Ja nüüd on augud on sees. Praegu on mul siin jalas, on augulised. Ja siis mõtlesin, ma saan täpselt sama nimega, eks ju, sama suurusega, täpselt samad püksid. Aga seal on eesust mingi Krossi pood, äkki see on Keskuse tänav seal. Ja siis otsin 2 paari ja Mango Outletis oli hea hinnaga. 2 paari just sellepärast, et saada selle hinnani, mis kuller teenus on nagu selle hinna sees. Ja see on nüüd pettus. Täielik skämm. Ma olen nagu nii vihane selle venipaki peale. Kuidas nad said mulle mitte? Mul oli mobiil käes ja mootusin kogu see 2 tunnise toomise aja panin mulle, saasid mulle meil selle SMS-i ja ma 2 tundi ootasin.
selle asemel, kui ta läheb mööda, tüüp nagu ei helista ja saab viib kuskile metsa pakiautomaati maasa. Siga kole käitunud. Nii, aga olgu. Niimoodi me elame siin Eestis. Aga olgu.